Tänase piiblivõtme kirjakoht on 2. Saamuli raamatust 3. peatükist salmid 22–39. Ja vaata, Taaveti sulased ja Joab tulid rüüsteretkelt ning tõid endaga kaasa palju saaki. Aabner aga ei olnud enam Taaveti juures Hebronis, sest Taavet oli lasknud tal minna ja ta oli rahus ära läinud. Kui Joab ja kogu sõjavägi olid koos temaga, jõudis pärale, siis jutlustati Joabile ja öeldi, Aabner, Neeri poeg, tuli kuninga juurde, aga tema laskis tal minna ja ta läks rahus. Siis läks Joab kuninga juurde ja ütles, mis sa oled teinud? Vaata, Aabner tuli sinu juurde. Mis pärast sa lasid tal minna, et ta võis vabalt ära minna? Sa ju tunned Aabnerit, Neeri poega. Muidugi tuli ta sind petma ning uurima su minekuid ja tulekuid, et saada teada, mida sa iganes teed. Ja Joab läks Taaveti juurest välja ning läkitas käskjalad Aabnerile järele ja need tõid ta tagasi Siira veehoidla juurest, aga Taavet ei teadnud seda. Kui Aabner tuli tagasi Hebronisse, siis Joab viis ta kõrvale keset väravat, et temaga segamatult rääkida, aga seal pistis Joab temale kõhtu nõnda, et ta suri ja Joabi venna Asaeli vere pärast. Kui Taavet sellest kuulda sai, ütles ta, mina ja mu kuningriik oleme issanda ees igavesti süütud Neeri poja Aabneri vere pärast. Tulgu see Joabi pea peale ja kogu ta isa soo peale. Järgu kadugu Joabi soost voolusega mees, pidali tõbine, karguga käija, mõõgaläki langeja, leivapuuduses olija. Nõnda tapsid Joab ja tema vend Abisai Aabneri, sellepärast et too oli surmanud nende venna Asaeli tappuses Gibeoni juures. Aga Taavet ütles Joabile ja kogu rahvale, kes oli tema juures. Käristage oma riided lõhki, pange koti riided vööks ja leinake Aabneri pärast. Ja kuningas Taavet ise käis surnuraami taga. Ja kui nad matsid Aabneri Hebronisse, tõstis kuningas häält ja nuttis Aabneri haua juures ja kogu rahvas nuttis. Ja kuningas laulis Aabneri pärast nutulaulu ning ütles, kas pidi Aabner surema, jõleda surma? Ei ole olnud su käed seotud ega jalad vaskahelasse pandud. Nii nagu langetakse kurjategija ees, nõnda langesid sina. Ja kogu rahvas nuttis tema pärast veel enam. Ja kogu rahvas tuli Taavetile leiba pakkuma, sest oli ju alles päev. Aga Taavet vandus öeldes, Jumal tehku minuga ükskõik mida, kui ma enne päikeseloojangut maitsen leiba või midagi muud. Kui kogu rahvas sellest teada sai, siis oli see nende meelest hea. Nõnda nagu kõik, mis kuningas tegi, oli hea kogu rahva silmis. Ja kogu rahvas ning kogu Iisrael sai sel päeval teada, et kuningal ei olnud osa Neeri poja Aabneri surmamises. Ja kuningas ütles oma sulastele, kas te teate, et täna, kes langes Iisraelis, üks vürst ja suur mees? Mina olen praegu nõder, kuigi võitud kuningas, ja need mehed, Seru ja pojad, on minust tugevamad, aga issand maksku kätte kurjategijale ta kurjust mööda. Aamen. See ei ole just hea algus, vähemalt ei tundu see olevat kuningale. Jah, küllap kogus kuningas paljude silmis lugupidamist küll sellega, et ta vaenlasi rüüstas ja riisus aga lõppeks on see kuningate jaoks üsnagi tavapärane. Kuningad ja valitsejad tegid seda ikka. Aga rüüsteretkel saadud vaimustus kaob rahva meelest siiski kiiresti. Ja siis, kui sõjasaak otsas ja kõht taas tühi, see aga, mida Taavet selles loos siin täna teeb, jääb siiski meelde rahva südametesse kauaks ajaks. Ja see on hoopis tema suhtumine Joabi kättemaksu juures. Kättemaks ei ole ka midagi kummalist ega tavapäratut tolles ühiskonnas.
väepealik Joab, võib-olla ta arvab, et temal on võimalus kätte maksta või õigus. Abner on nimelt tapluses surmanud ka tema venna Asaeli ja kuningas on küll aga andestanud ja lubanud talle kaitset. Joab aga on pimestatud vihast ja kättemaksust ja ta ei pea mikski kuninga otsust. Ja Joab läheb koos oma vendadega ja mõrvab julmalt Abneri. Kuidas on tal jultumust astuda vastu kuninga otsusele, kui kuningas halastab? Justkui oleks tal mingit respekti selle vastu, kes on seatud tema üle. Justkui ei ole tal mingit austust Jumala seatud võitud kuninga üle. Võib-olla tunneb ta endal võimu ja tugevust. Taavet isegi tunnistab, Seru ja pojad on minust tugevamad, aga siiski ta lisab, issand ise maksku kätte talle ta kurjust mööda. Paraku väepealik Joab teeb siin ühe valearvestuse. Jah, ta on tugev, tal on meelevald ja võim asju korda saata, nagu ta tahab, sest isegi kuningas ei suuda lõpuni ta vastu astuda, aga ta unustab midagi väga olulist. Jumala seotud autoriteedi, Jumala seotud korra vastu astudes, astub ta tegelikult iseenda vastu. Ta saeb seda oksa, millel ta ise istub. Ta kaotab järjest nii Jumala õnnistuse kui ka rahva lugupidamise. Rüüsterhetkel saadud vaimustus kaob rahva meelest liigagi kiiresti. See aga, mida Taavet üles näitab, oma südame hoiakut ja suhtumist, see jääb rahva meeltesse väga kauaks. Taavet mõistab avalikult hukka Joabi mõrvateo ning leinab Abnerit ja paastub ja kutsub seda tegema ka kogu rahvast. Ja taas on Taavet võitnud rahva südame. Salmis 37 loeme, kui kogu rahvas sellest teada sai, siis oli see nende meelest hea. Nagu kõik, mis kuningas tegi, oli hea kogu rahva silmis. Me võime küsida, miks küll armastas ja austas rahvas Taavetit, kes oli tihti kuningas nagu iga teine, aga taas me näeme siin Taavetis südant. Taavet on mees, kellele läheb korda palju enam kui võimu nautimine ja selle kuritarvitamine. Jah, ta on ekslik nagu iga teine, aga Jumala kartus ja Jumala usaldus tema halastuses ning andestuses on joon, miks Taavetit rahvas väga armastab ja hindab. Õppetund Taavetilt tänaseks on seega, esiteks, isegi võimu omades ei kuritarvita Taavet seda, vaid eeldab samasugust suhtumist kui oma kaaslastelt. Teiseks, Taavet oskab välja näidata ka rahvale, mida ta tegelikult hindab ja millest ta lugu peab. Ta hoidub kättemaksust, ta usaldab Jumalat, kes õiglaselt tasub ikkagi iga teo. Õnnistatud päeva!